podcasti Sandid hoos. Meie 2025. aasta augustikuu saates meenutasid oma reisiseiklusi Januse Neliku reisiseltskond. Meenutajateks olid Jüri Lehtmets, mina, Tom Rüütel, Valev Toomas Mägi, Erki Kaeval ja Heiki Hõimoja. Head kuulamist! Tere, head kuulajad! Kui Fantastiline nelik vallutas sellel suvel kinod, siis meie augustikuu 2025 podcasti vallutab Janune nelik. Nad on lihast, nad on luust ning nende seiklused on ägedast puust. Tere, Jüri, Tom, Valev, Erki ja Heiki! Tere, tere! Tervist! Tere! Nii, kõik palju toredaid inimesi on kokku tulnud, kellega on 10 aasta jooksul palju toredat tehtud. Aga vot selle reisiseltskonna kohta oleme mõelnud ammu Jüriga, et peame ühe saate tegema ja nüüd oleme teid kõiki siia kokku püüdnud. Ning et mitte asja pikalt venitades, ma küsin kohe, et kust sai selline idee alguse? Ma siis vist alustan, et idee sai alguse vist 2017, kui üks mu tuttav Jevgeni Korlevski küsis mu käest, et sa käid küll igal pool konverentsidel ja asjadel, aga sa ise ju pole üldse endale nagu nii-öelda vaba aja trippe teinud või niimoodi. Ja siis saigi võetud plaani, et 2017 käisime, mina, Jevgeni ja Erki käisime siis Jurmalas. Ja siis sealt hakkas asi minema ja siis 2 aastat hiljem liitus meiga Tom ja Valev, kellega sai siis Riias käidud esimest korda. Ja nii ta siis on ajapikku arenenud, et iga suvi või koguni sügisel oleme mõne tripi teinud kuhugi. Ja kust see nimi siis endale üks kõla sai? Kui me tahtsime Riiga minna, siis oli eesmärk, meie hea tuttav Margus Kiiver mainis, et seal on siuke tore õllekultuur ja nii edasi. Aga minu pettuseks selgus, et ega need kohad väga ligipääsetavad ei ole. Ja siis enne minekut 2019 sai vaadatud siukseid tegelasi nagu Näljane nelik ja siis sealt tuli teistmoodi nagu, et teisendasin ära nii-öelda. Ahaa, seda Näljase neliku blogi olen minagi kunagi lugenud, et aru saada, kus siis inimesed restoranis käivad, nii et huvitav seos järelikult. Et sealt see idee tekkis. No vaat, kui põnev, näiteks ma kuulen nagu esimest korda sellest, et see Janune nelik on nagu sealt Näljases nelikust tekkinud. Okei. Ma sattusin jah lugema enne, kui me läksime Riiga. Aga ega janu on olnud alati suur selles mõttes, et ma mäletan seda korda, kui me Riiga jõudsime ja oli 10 minutit vist poodide sulgemiseni. Ja see oli jõhker poeskäik lihtsalt, milline tempo lihtsalt. No mina mäletan igast reisist peaaegu, ma arvan, et ei ole vist vahele jäänud, Tom, kui esimene asi, kas ma toon või on esimene tankla, kus tuleb kustutada. Ükskõik, mis kell ka ei ole. Et Tom meil on jah kõige edumeelsem Janune nii-öelda. Aga vähemalt te olete oma nime suhtes ausad ja pole latti nii-öelda alla lasknud. Aga mis ajendas nüüd siis seda teid siia liituma, kes te natuke hiljem võib-olla liitusite, et kui alguses oli see seltskond esimesel reisil ühesugune, siis aja jooksul on ta kasvanud ja kahanenud ja muutunud, et mis see ajend oli? Aga
võib-olla Maicel siis alustad vastamisega. võin et vastata. ta on kõige värskem. Ma võin vastata Jah. selles suhtes, et kuna me eelmine suvi Jüriga käisime iga augustikuu nädalavahetus mööda Eestit reisimas ja ma tean, et Jüri oskab neid reise väga hästi teha ja siis ma mõtlesin, et tulen vaatan üle siis, kui hästi see reis on korraldatud, et ei pidanud pettuma, kõik oli filigraanselt paigas. Heiki? Et no mina olen ju kogu aeg see asendus tugiisik autojuht olnud, et kui Herki pole saanud, siis on nagu mind võetud. Ma olen oma rollist nagu niimoodi pragmaatiliselt aru saanud. Või ma olen eksinud. no sa oled rohkem kui autojuht, ma arvan. No jah. Aga noh, nii on olnud, eks ole, et jah, et kui ma ei tea, tegelikult peaks küsima, et kuidas teie julgesite mind kutsuda, et võib-olla on see nagu õige küsimus. Herki või nüüd Tom ja Jüri, et kuidas see juhtus? Mina pean küll ütlema, et tiksutud on nii mõlema teiega varaste hommikutundideni, et ei ole vahet, kas on Herki või Heiki. Et see voodi nagu suund voodisse ei ole nagu kohustuslik olnud, jah? Aga mina pean meenutama Tom ühte asja, kui me Tom, Jüri kuskil, kus iganes me olime, siis Tom ütles mulle, et kuule, et Jüril on buss, tee load ära, siis saab trippima minna. See oli paar aastat ennem Januseid nelikuid ja ma olen oma lubadust täitnud, load on olemas ja olen ka autojuhiks olnud. Et ma arvan, et üks põhjus, miks ma load ka tol hetkel tegin, oli just nende trippide pärast, et oleks võimalik Herkile natukene puhkust anda. Algul oli ju Herki põhi juhtiv töötaja. Ja no me kasutasime seda täiega ära, kui me Pärnus käisime ka, et olingi mina, Tom ja Valev, nii et saime hakkama küll. Sealt tuleb see hea nali. Kohe mul meenub, et meil on 3 meest ja 1,5 töötavat kätt. Juhu! Aga varsti on võib-olla 2 töötavat kätt, et plaan on see poolikust ka terve saada. Okei. Nii et erinevad põhjused on viinud siis erinevate arengute, aga suure sõpruse ja koostööni võime nii öelda, ma usun. Võib-olla tegelikult peabki ütlema, et see, nii nagu Maicel, sa ütlesid, et see koostöö tegelikult ongi see kõige tähtsam nagu sõna, et ühel või teisel viisil me kõik aitame sellistele nendele väljasõitudele kaasa, et Jüri teeb alati oma sellise plaani, eks ole, mis on enam-vähem täiuslikult ära lihvitud, muidugi probleeme tuleb ikka ja see ongi lahe. Siis Valev on seal teinekord mitmepoolselt rakkes, et kas minu või siis ka aitab teinekord Jüri, kui Jüri abistajal näiteks on vaja ära minna või hetkel ei saa, on ju. Ja noh, siis tekibki küsimus, et mis minu roll siis on. Minu roll ongi vahest see, et teinekord ma olen kroonik, et ma kirjutan mingeid postitusi ja siis vahest nagu uhkusega saangi öelda, et mina olen kindlasti see, kes Jürile ei ütle, et ei, sinna ei saa minna, vaid et davai, lähme nüüd. Oleme nüüd peol edasi, kui sa tahad, ära muretse ja nii edasi. Et selles mõttes meil on kõik sellised nagu tegevused alati paigas. Rollid on paigas ja teineteise täiendamine
ja see kroonika osa, et Tom, tea või Janune Nelik kõik, et me oleme legendaarsed Tallinnas ülikooli hea vaimuga või kuidas see sõna on, et meist räägitakse legende loengutes ja just Tommi kroonika järgi ehk siis räägitakse neid lugusid, mis on ka tõesed, mida kroonika on kirja pannud, aga nagu legendidele kohasne pannakse ka juurde ja vürtsitatakse, et tean õppejõudu, kes loeb Tommi kroonikaid ja kasutab oma töös tudengite ja õpilastega, kes õpivad sotsiaalvaldkonda. Siis on tekkinud üks väga äge dünaamilis orgaaniline punt, ütleme nii, 8 aasta jooksul. Vot, aga korraks, kui me läheme ajas tagasi päris algusesse, et Jüri, sinu üks super võimalus selliste reiside, marsruutide kokkupanemine, kuidas sa tunned aja lõikes, oled sa paremaks muutunud? Kas algus oli hirmsam mingeid plaane ette võtta, et nüüd on julgust rohkem või kuidas teised kommenteerivad seda Jüri marsruudi võlukepi kasutust? Ma ei tea, ma alustan siis. Et algul oli küll nagu hirmutav see, minu jaoks oli kõige hirmutav, mis need hotellide kinnipanekud ja siuksed asjad. Et see tundus kuidagi algul keeruline ja kui algust võrrelda, siis algus oli kindlasti siuke, tegidki siukest giidituuri nii-öelda, külastasid erinevaid kohti. Aga nüüd on rohkem see, et sa võtad nagu siukse kitsama piirkonna ja vaatad, mis seal pakkuda on ja paned sellest nagu kokku. Et püüad seda nii-öelda sõitmist nagu vähendada pigem. Et ennem olid need nii-öelda vahepeal kippusid palju suureks minema kuhugi. Oskad olla ökonoomsem nii-öelda? Et jah, piirkonnast maksimumi välja pigistada nii-öelda. No, minu meelest mõned aastad tagasi Tallinna trip, kui me tegelikult suutsime põhimõtteliselt jalgsi kõik toimingud ära teha. Et see oli nagu päris äge ja sellist nii-öelda saunatamist hotellis oli, et kesklinn oli meie päralt ja see oli selline ökonoomne, ei pidanud kuskile jooksma kella pealt, keegi ei oodanud meid, saime ise kulgeda omas tempos. Et see võib-olla on jah juurde tulnud, et sa oskad nagu niimoodi panna neid asju. Ja võib-olla ma lisaks seda ka, et siin viimastel aastatel, just võib-olla 3-4 viimasel aastal on nagu isu tulnud nagu rohkem ka välja minna, et vaadata, et mis see nagu ööelu pakub, et ei ole nii, et lähme 10 magama, eks ole, et olla 6 rivis ja 7:30 bussi peal, et edasi sõita, vaid eks siin teinekord on ju nii ka, et meie abistajatel, kellel käed hästi funktsioneerivad, ongi rohkem aega vaja, et ärgata, eks ole, kes käib jalutamas, kes ärkab kauem, kes saab alles magama korraks, et saaks paar tundi rohkem magada, on ju, et tegelikult see on selline, kõiki asju alati ei ole võimalik ette planeerida ja mina näen nagu, või tunnetan seda, et see ongi sihuke nagu elu nautimise peale rohkem läinud, mitte selle peale, et näeks nüüd võimalikult palju, vaid et saaks elu nautida. Ma ei tea, Erki, kuidas sulle tundub? Jaa, olen nõus. Ütleme nii, et kahetsusväärselt viimasel ajal on elu nagu mingeid, kuidas öelda, ei saa öelda takistusi, aga ei ole saanud nii palju aega koos veeta, kui tahaks. Aga ütleme nii, et aega tuleb teha. Et ma olen Tommiga täitsa nõus, et selle tripi eesmärk on vähemalt minu jaoks ongi olla see, kes ma päriselt nagu olen või kellel ma ennast näen.
et ei lase nagu füüsisel nagu takistuseks muutuda või nii. Et Ja. on küll nagu pusimist on ju, et vahel on, nagu me siin Haapsaluski käisime, et esimene õhtu oli valeviabi vaja, et üldse ringi liikuda linna peal. Või kui me Erkiga näiteks Tartust pusisime ööklubist tagasi. oi, hirmus. Valev üles ajama, et saaks nagu tuppa kuidagi. ja ma ei kommenteeri rohkem. jah, keerulised lood. ma arvan, et mõni asi ei väärigi nagu selliseid nagu detaile, aga ühe detaili tooks küll välja, et kui kuskil ei saa või kuidagi ei saa, siis kuidagi ikka saab, et siis, kui me käisime Uulu kirikus, käisime kosmikuid kuulamas ja meil olid küll kaasas relsid, eks ole, et Jüri saaks sinna Uulu kirikusse sisse, aga kuidagi oli nii, et nendest relsidest ei olnud suurt abi ja kus abi kõige rohkem vaja, seal see kõige lähemal on, et vale vajaski bussi reaalselt niimoodi treppi, et see luuk või kaldtee sai alla lastud reaalselt kiriku uksest sisse. kõik inimesed ootasid, kontsert ei hilinenud, aga ikkagi Jüri sisenes nagu staar. Kas te sellest pilti ka tegite või? Ei, meil ei olnud. Et nendes kohtades, kus tuleks pilti teha, ei ole pilti. No eks see teinekord läheb nii, et ei ole neid käsi, mis seal pildistaks kohe. Just, et nii palju on vaja asjatada, et sisse üldse saada. Nii et Valev, tee siis oma plaanid teoks, siis äkki saab parematest hetkedest pilte ka. Et siis robot hakkab pilte tegema. jah, noh, milleks seda muidu ikka vaja on. Oota, aga kui siin oli elu nautimisest juttu, mida Tom esile tõi, siis ma küsin seda, et millised on olnud siis teie kõige paremad koos kogetud joogi ja toiduelamused või siis muud elamused? Elamuste seisukoha pealt, ma arvan, Riias Eestis Fest oli päris lahe. See oli mingi Tallinna nii-öelda Telliskivi-laadses kohas ja see sama Valevi ja Tommiga Uulu kirikus oli ka päris tore. Ja kui joogielamus, siis näiteks Murimäe veinikelder. Ja. Kusjuures Murimäe veinikelder, kui sa mingi kohast vaatad, siis ei usuks, et see Eestis on. Et see mäenõlval need viinapuud, need andsid küll ikkagi päris ägeda visuaali ja keskkonna. Ja see oli täielik mini-Itaalia nii-öelda. Ja mina pean ikkagi esile tooma ka Andre juustufarmi, kus näha ikkagi, kuidas see juust tuleb ja siis näiteks Nöösker on ju, teevad mõdu, äärmiselt selline nagu lahe seltskond ja on nagu päriselt kohal, et panustavad nagu, mitte nagu, vaid panustavad ka oma aega, eks ole. Teinekord on tagasi kutsutud ja ma mõtlen, siidritehas, kus me siidrit käisime joomas? Ülilahe koht. Kas ma mõtlen, vaata? Mis see koha nimi oli? Pärnus oli mingid kohad. Ei, Haapsalu kant. Eesmärk me oleme nii palju käinud, et täiesti see. Huvitav, kus see... Aga näiteks üks asi, mis ma olen siiamaani veel tegemata, on just selle Nööskeriga, et kuna minu kogukonnas liigub mett päris palju,
ämbrite viisi, suurte ämbrite viisi, siis igal juhul ma tahaks mingisuguse väikse pudeli tiksuma panna, head kraami. Ma isegi küsisin nõu, aga pole veel jõudnud teoks teha. Kuulge, ma ajan sassi, et see ei olnud siidritehas, see oli ju see õunamahla tehas. Jah, bioõunamahla. Aga mis see selle, Kuusikaru taru oli päris lahe. mis talu nimi oli? Kuusikaru taru oli. Muidu oli Okei. mingi Piasta või midagi taolist. Jah, Piasta. Just. Üks koht oli veel lahe, oli see Peninuki. ja See, kui me lasime, jah? ja Ja. see oli samuti, ma võin öelda, et üks jõhkramaid ja vägevamaid üritusi üldse, kui me seal keldris olime. Kui Ja kuidagi... me läheme rahulikult sinna vaatama, kõik on tühi ja siis Tom avastab, et kurat pidu, ja siis selgus, et sai nagu selline platvormiga sai keldrisse nagu. No see oli ju see koroonaaeg ka, vaata, kõik oli ja Ja. Et siis oli, et me pidime järgmine päev neile külla minema, aga siis tegime öösel hoopis tuurina. Sest töötajad tahtsid puhata hommikul. Jah. See oli Tegigi tuuri keset tööd, vaatasime kõik ära ja tegelikult ka see oli salapidu, nii et muidu ümberringi kõik oli vaikne, aga seal siis käis selline pidu ja no aeg on nii palju möödas, võib rääkida ja siis kokkulepe oli see, et kui tuleb politsei, siis öeldakse, et öelge kõik, et joogid on igal ühel omal kaasas. Ja siis ma mäletan seda, et me läksime sealt suure kaubaliftiga, Jüri sai alla tehasesse, aga kuidas ta baari sai, siis oli nii, et see köögiukse ja baarileti vahel oli nii vähe ruumi, et kas kolmekesta siis Jüri seda tõsteti. No võib-olla oleks lihtsam baarileti alt tõsta. tegelikult seal oli päris suur hulk rahvast, kes kõik kuidagi olid väga suureks abiks, ütleme nii, et see Jüri tool nagu ei kaalunudki nii palju. Tead, see käis kuidagi jah. Tollet käsi päris palju. Toolimass ja rahvamass olid balansis ja asi läks, ma saan aru. Ja tegelikult see on õige märkus, et peab ütlema, et rahvas on ikka päris abivalmis sellistes kohtades, et ikka tullakse, pannakse käsi külge, et kas saab kuidagi aidata, kas saab tooli tõsta, kes annab Jürile vett või kes annab Jürile õlut. Sageli need, kes need hästi abivalmis on, eriti seal Janust Jüri joodmas on siis naisterahvad ja ükskord ma mäletan seal Uulu kirikus 2 naisterahvast läksid omavahel nagu nad ei läinud tülli, aga neil oli siuke võistlus, et kes saab anda Jürile vett ja kes saab anda Jürile õlut, aga et oleks keegi küsinud, mida Jüri päriselt tahab, et Jüri tahaks hoopis rumm ja koolat. Et see väike osa jäi vahelt ära. Õnneks kõlar oli vahel, ei saanud kakelda. Ei saanud kakelda, et looduslikud takistused. Aga no minu häda on see, et ma ei näe seda kogu krämplit, mis ümber toimub. Jah. No Tom mainis, et teid on tagasi kutsutud, aga olete te siis koos või eraldi kuskile tagasi läinud ka või on mõni koht muutunud korduvaks heas mõttes? No Tartus oleme 2 korda käinud. Aga ma püüan ikkagi mingi erinevaid asju vaadata. Aga me oleme mitu korda külastanud Marudat poissi Põlvamaal. Et sinna me oleme... Ja, et selle me lisasime ka juurde, et me oleme siis, minu on Düsseni lihashaigus, siis oleme käinud
enda nooremate düseenikate juures kodus, et Maru ja Ralfi juures oleme käinud. Ja mulle on need kohtumised väga-väga meeldinud, sest need on sellised ka mõnes mõttes silmi avavad, et liikumispuudelisena teinekord oled harjunud igasuguste või noh, kuidagi võtad asju nii enesestmõistetavana või Jüri on ikka Jüri, oled Jüriga harjunud, aga siis, kui näed, et tegelikult on veel inimesi või Valevit või Maiklit võtad või samamoodi Erkit ja Heikit võtad sellistena, nagu nad on ja oled nendega harjunud. Aga et kui näed, et ahaa, tegelikult on veel inimesi, kes elavad siin-seal Eesti nurkades ja kuidas nad hakkama saavad ja millised on kohandused ja unistused ja soovid, et tegelikult see on väga sihuke alati, mulle on alati hästi meeldinud. Nojah, et leiad uusi inimesi ja saad aru, mis veel siin sünnib, mille peale võib-olla muidu ei tuleks. Ja noh, enda jaoks on see natuke nagu mineviku tagasiminek ka nii-öelda. Et tuletab natuke meelde, et kus sa oled tulnud ja kus sa praegu oled nii-öelda. Ja mina ütleks, et need külastused ja need inimesed erinevad, need loovad nagu mingisuguse teistsuguse perspektiivi nagu ka igapäevaselt, et nagu aitab oma igapäevaelu paremini lahti mõtestada, kas sa seda mõtled? Ja. Ja, no arusaadav. Ma saan aru, et positiivset on olnud väga palju ja rohkem veel, aga kas on mingeid takistusi või siukseid viperusi ka teile ette tulnud kogu selle pika aja peale? 12 reisi, olgu öeldud. Ma lugesin üle selle faili, mis Jüri tegi ja seal oli 12, nii et 13 on tulemas. Ma saan aru. No ma arvan, et iga reis on mingi viperus olnud. No, võtame näiteks, kui me esimest korda Jurmalas käisime, siis peale seda minu tool enam ei liikunud, nii et tuli tool parandusse saata peale seda. Siis me käisime Jurmala rannas, vaata, liiknud, see oli kõva riib, Ja. Ja siis jah, peale reisi oli suur käpardus, aga mis võib-olla negatiivse puhul on just see, kui me Rakveres käisime, see oli kõige nagu niisuguse veidram kogemus. Et käisime seal, tahtsime sinna firma pubisse tööle peole minna. Et see oli laste, tahtsime kante tuua, aga meil ei lubatud tuua seda, nii et. Ja siis lõpuks lõpetasime sellega, et vaatasime bändi ukseorvast nii-öelda sissepääsu kõrvalt. Et see oli niisugune kõige veidram kogemus, mida pole varem olnud. No, kuna seda juhtumit me natuke koos lahkasime, lausa nii natuke, et Elil juhatus käis ka firma pubis ära, siis nähes seda kohapealset olukorda, seda veidram see juhtum oli. Et teile oleks tegelikult olnud ruumi ja võimalust küll ja veel. Ja see oli niisugune väike bänd ka, et seal oli ruumi küll ja veel. Jah, et see oli tõesti väga pentsik lugu, millest tuleb tegelikult avalikult rääkida, sest et ega muidu keegi targemaks ei saa. Ja, aga sellel reisil oli et see sadam, kus me käisime, sinna ei ole enam võimalik minna, see kukkus kokku. Ja sinu kaabel andis otsad, lõigati läbi, Ja see oli ka suur äpardus, et mul on hingamisaparaat, see oli taga, mul oli siis abistaja Mattias rahvast. Ja siis ma küsisin ta käest, kas Juhan väljas? Ja on. Ja siis lähen, plõks lendab juhe pistikust välja.
aga ta oli siis nurga all ja siis läkski katki. oi-oi. ja aga siia Jürile ma lisan juurde, et kus Facebookil on ikka jõudu, et piisas hommikusöögilauas sellest katkisest juhtmest pilt panna, seda jagati vist, tekst oli ka muidugi hea. et aidake Jüril hingata, et kes aitab selle juhtme ära parandada ja seda jagati tõesti kas 130 korda või kindlalt üle 100 korra nagu lühikese aja jooksul. Ja muidugi jällegi abiline tegelikult ju sealt samast kohe võtta. Et jah, meil hokiklubist üks tuttav siis sõitsime talle hoovi, võttis juhtme ära, asendas juhtme ära ja oligi tehtud. Et see on hea, kui sul niisuguseid tuttavaid üle Eesti. Ja korraks sellest firmapubist ka rääkida, et tegelikult teinekord on nii, nagu me ikka elus näeme, et see nagu staff või meeskond on täiesti laadne. Aga kus on lihtsalt kas omanikul või kellelgi seal sellel vahetuse vanemal on nagu mingi kinnisidee või mingi hirm, mis ei lase tal nagu normaalselt mõelda. Et tema hirm oli see, et kui Jüri läheb laua ette, et siis temaga juhtub midagi või inimesed koperdavad tal ratastooli otsa. No okei, me ei saa teiste inimeste hirmude üle nagu naerda, eks ole. Aga tegelikult need on ju, jah. Ma saan aru, seda mingis mõttes tahad öelda, et mingis mõttes ebaratsionaalne, aga siiski sellele inimesele omane nii-öelda, et tal oli see hirm lihtsalt ja kõik. Ja eks see õpetab nagu seda ka teinekord, et meie kui sihtgrupi esindajad alati ei pruugigi olla ühel arvamusel sellest, et mina oleks tahtnud raiuda edasi ja visaku meid välja kui sellega, mis iseenesest oleks olnud palju ägedam, kui nad oleks meid välja visanud. See oleks jah, et see oleks jah nagu huvitav, sest me niikuinii ei plaanid sinna tagasi minna enam. Kui et me lepime selle tagumise lauaga seal taganurgast nagu sead sulus istusime seal. Arusaadav. Heiki, soovid sa mingit sõna sekka öelda? Jaa, et oligi, vaata, et mitte ei ole tagasilöögid, vaid on nagu väljakutsud, nagu kõik siin väga positiivselt. Et minule tuleb meelde, kui valev kukkus omal pealõhki Laulasmaa spaas, et see oli tegemist ja toimetamist. Ja teine lugu, kui ma ka olin esimest korda teiega liitunud ja pidin nagu kõikide nende Jüri protseduuride ja lägin seda lingutõstukit elus esimest korda ja siis mingite protseduuride, kus on vaja Jüril vahetada päevane aparaat õhtuse vastu, siis tuli välja, et üks aparaat oli juba välja lülitatud, aga teine ei läinud tööle ja siis tuli veel kuskilt bussist ruttu mingisugune varuvoolik tuua, et see oli mulle nagu selliseks alles nagu selle asjaga sisse nagu liitunud ja sisse astunud, et mu jaoks oli niisugune väljakutse, see ei olnud tagasilöök, eks ole. Et oli niisugune põnev ja muidugi ikka kõik räägivad positiivsest, minu meelest oli see nüüd Augusti bluusil oli see, kuidas meile, et üks puue oli meil puudu, meil polnud pimedat, aga siis me saime selle pimeda ka endale kuskilt, et minu meelest see oli niisugune nagu kuidas ma ütlen, see on nagu niisuguse Kelmi romaanist katkend, et ongi kari niisugust Neil Uhlenspieglis mingisuguseid karisante ja siis veel nendele tuleb teisi omasuguseid veel sappa lõpuks, et niisugune rida läks nagu väga pikaks, et see oli niisugust väga meeleolukas ja kuidagi niisugune iseloomulik. Oli ja see noormees arvas, et meil on see puuetega inimeste ühingu suvine väljasõit või suvepäevad. et see on sõpruskond, ei olegi puuetega koja bussireis.
et saime ka tema maailmapilti avardada selles suhtes ja arvatavasti. aga see on jällegi see, et me ise oskame märgata, et Jaa. kui me oleks lasknud tal olla ja tegutseda, eks ole, et no ju ta siis oleks ikkagi ka hakkama saanud, aga kuna meie samamoodi oskame märgata inimest, siis me ju pakkusime abi ja ühe korra pakud abi, siis järgmine kord saad ka aru, et isegi kui inimene sind ei näe, siis sa ikka lähed ju heast tahtest juurde ja küsid, et kuule, mis sa siin nüüd sammerdad siin keset platsi, mida sa otsid, kuhu sa tahad minna? No Tom, ära ole tagasihoidlik, Tom, et ikka meie asenda minaga, et sina olid see, kes seda poissi nagu hästi märkas ja oskas kohe ka abi pakkuda. Nojah, ja aga lõpuks kantseldasid teda ikkagi sina. Noh, meie seltskond on näidanud, et me suudame olla positiivsed teiste suhtes, aga kuidas on suhtumine, kui oleme sattunud nüüd kuhugile siin oma reisidega, et kuidas see suhtumine on tavaliselt? Positiivne, no ma saan aru, et on positiivne, aga kas on ka negatiivseid kogemusi olnud või peale selle ühe intsidendi? Eks see algul on nagu siuksed nagu arglikud, et kombivad pinda, et kõige parem näide oli, kui me Vatikanis peol käisime, et algul fotograaf hoidis meist nii kaugele, kui vähegi võimalik oli. Ma ütlen, täpsustan, Vatikan Tallinnas, see klubi, mitte me ei käinud Vatikanis paavsti juurde peol. Et paavsti audientsidel pole käinud, jah? Ei ole käinud. Ei ole. Räägi edasi, Jüri. Et algul fotograaf käis mööda nii-öelda seina ääri, et hoidis meist nii kaugele kui võimalik. Ja siis lõpuks ikkagi võttis julguse kokku ja julges meist pilti ka teha, et see oli päris huvitav. Et nii-öelda algul kombivad pinda nii-öelda. Jah, ja siis tekib julgus, jah. Et teie sattusite eraldi Vatikani, mina sattusin ka Vatikani, täitsa tore koht oli. Mina sattusin Heikiga koos. Heiki jõulupeole sattusin. Sain ka maa all ära käia. Kes ei tea, siis Tammsaare pargi all on maa all ongi terve ööklubi, võtke teadmiseks. Ja see on hästi huvitav, et lift on veel väljaspool niimoodi õues. Just, et kuulajatele toredaks teadmiseks sügishooaega, mis meil siin nüüd algab. Aga on niisuguseid jäädavaid sõpra ka tekkinud nendelt reisidelt peale meie selle suure seltskonna siin või kuidagi, et mõne koha omanik ootab või kuidas need lood on? On meil nüüd uusi tuttavaid küll tekkinud, jah. Ja no see Nööskeri näide, et see kontakt tekkis Maikeliga meil, kui me seal Põltsamaa lossis käisime. Ja siis nad kutsusid meid külla ja nüüd ootavad meid tagasi. Ja siis te läksite eelmine suvi. Õigus, jah, me käisime Põltsamaa lossis sinuga kaardistamas. Täitsa tuleb meelde küll, kus me ja siis sealt tekkis see kontakt ja nagu see on päris huvitav. Minu tee on viinud ju Põlvasse selle aja jooksul, kui ma Janusse Neelikuga seigeldu olen. Ja mina Põlvas olen näiteks Käbliku selles pitsakojas käinud mitu korda emaga. Mu ema ütleb, et seal on parim pitsa. Ja siis muidugi ka ükskord Tom käis ju Põlvas koolitust andmas koolilastele. Ja siis me saime kokku Maru emaga ja meil oli hästi tore lõunasöök. Et ikkagi on neid kohti, kuhu me oleme tagasi läinud. Tegelikult peaks ikkagi naistest ka rääkima. No tuld. Et mingil huvitaval kombel on enamus selliseid kontakte, mis nagu nendel pidudel või tekivad, on ikkagi naiste poolt, et
mehed nagu, kui näevad, tulevad, panevad käe külge, aga naised tulevad ikkagi uurima, et oo, kes te olete siin ja ja mis asju te ajate ja siis seal tekivad ise nagu sellised kontaktid ja noh, teinekord tuleb öelda, et kuule, et astume siiapoole, et Jüri ka meid näeks, et ta ei pea ennast nii palju keerama nii ja siis niisugust nagu seletamist mõnes mõttes on päris palju, aga peab ütlema, et nad siis naisterahvad vaatavad, et kuradi äge sats on siin ikkagi koos. Et on nagu päris selliseid mitu head tutvust ikkagi nendel ringreisidel nagu tekkinud. Et sellises tiimi vaimus või rühma vaimus on kindlasti üks asi on füüsiline jõud, et me kõik nagu saame üksteist aidata. Aga teine asi on kindlasti see vaimujõud ka, mida märgatakse. Et tekib selline hea tervik ja hea sihuke kamraadlus või sõprus, mis nagu kiirgab välja ka teistele inimestele, jah. Ja ma tahaks seda Tommi täiendada, et nüüd siin Augusti bluusil ma sain Tommi käest rohkem kui 3 korda küsida, et sa tundsid need naisi või? Tom ütleb ei. Et tal oli väga palju selliseid tihedaid ja südamlikke vestlusi, tundus, et nagu vanade tuttavatega, aga jah, see on nagu naiste värk, aga minul oli, mille peale ma sain ka siis, eks ole, nii-öelda oma kaaslaste käest natukene noomida, et sihuke Eesti mees julges nagu minu poole pöörduda. Naised on jah natuke selles mõttes nagu emotsionaalsemad ja vahetumad ja uudishimulikumad. Aga vaata, oli jah see lugu, kus tuli mingisugune kerges joobes Eesti mees ja liputas 50-sega, et kuule, kas äkki ostaks midagi või ma ei tea, kuidagi tahaks nagu abiks olla, et oli siukene vägev siuke abipakkumine. Aga jah, mis on, et ka minu käest, minu enda tuttavad, keda ma seal Haapsalus nägin, kes mind nägid, eks ole, koos teiega, siis küsiti, et oota, kas nad joovad ka siis või? Et kuidagi on hästi palju igast eelarvamusi, eks ole, et see oli jah, siukene, sellist harimist oli nagu palju. Jah, see oli küll seda, osadel oli see nii-öelda emakompleks välja, et kas oled siin üksinda ja kuidas üldse siin oled ja nii edasi. Et see oli huvitav. No olgu siis noorsoo harimiseks öeldud ette ära kõigile, et jah, nad joovad, kes joob, kes ei joo, aga enamuses puudega inimesed joovad, sest mult küsiti sellel aastal Keila koolis samat asja, kui ma rääkisin noortega, siis üks tütarlaps küsis, et kas te joote ka või? Aga mina ütlesin ei, aga sul on vähemalt aus küsimus, et inimesed elavad elu täpselt nii, nagu see on, jah. Võib-olla see asi ei ole niivõrd võib-olla selles joomise küsimuses, aga asi on see, et näed, nad on tulnud ja kuidas nad siin on ja ja ti-ti-ti-ti, aga tegelikult me oleme ju täitsa tavalised inimesed, tahame ju sama asja kontsertilt elamust saada, siit klubist elamust saada, kes mille peal väljas justkui nagu on ju, et seda me tahame saada, aga jah, et meil on füüsiliselt on takistused, aga see ei tähenda, et meil jah, et inimestel on kuidagi nagu raske sellest aru saada. Jah, et tegelikult ainukene erisus ongi see, et kellelgi on mingisugune puue, mis silma paistab, eks ole. Et kõik muu on ju tegelikult tahad olla samasugune inimene ja samu rõõme nautida, mis kõik teised on. Jah, ja maksad ka sama palju igal pool, soodustust ei saa. Ei, siin ma pean ütlema, et tegelikult saab ikka, et oleme saanud ju selles mõttes jah, et kui mingi väike selline jällegi on ju, et lähme kuskile pruulikotta, muidugi see on nende business, aga tasub ikkagi tähele panna seda, et
kui palju me seal tarbime, on ju tegelikult, kui palju me teinekord oleme kaasa võtnud väga soodsa raha eest või üldse raha mitte jättes. Et kui kõik need asjad kokku panna, siis tegelikult nagu tuleb tuleb ju soodsam küll, eks ole. Ja mina ikkagi armastan öelda, et kui me ikkagi seda võrdsust siin taga ajame, on ju, siis ja kõik on ligipääsetav, siis miks me siis ei peaks maksma? õige, õige. No meil on niisugused positiivsed žeste ka olnud, et ühe korra, kui me Endla teatris käisime, siis tahtsime piletid osta ja öeldi, et las ta jääda nii-öelda. Näed, jah, ma annan teile, sest tõesti see mitte tühi ei olnud, aga vabu kohti oli piisavalt palju, et siis tehti niisugune žest. Žestid on alati toredad, aga me oleme ju alati valmis maksma ka. Muidugi on tore, kui saab tasuta ja nii edasi, aga ma arvan, et see ei tohiks olla eesmärk ja see meie puhul see ei ole ka. Jah, me olime valmis ju maksma, et see oli lihtsalt teisnepoolne žest nii-öelda. Ma arvan jah, et siin saab kanda edasi seda sõnumit, et me oleme täitsa maksejõulised kliendid, aga looge meile vastavad võimalused, mille eest me saame maksta ja siis me tuleme ja veedame teie juures aega ja naudime teie poolt pakutavat, aga me peame sinna ligi pääsema. Just täpselt. Vot. Aga mida me saame soovitada, kui on kuskil nüüd Eesti peal võib-olla väiksem, võib-olla suurem sõpruskond, kes mõtleb sama ägedasti seiklema hakata. Mis soovitusi me saame jagada kamba peale? Ma ütleks seda, et Jüril on nagu tehtud päris head kavad. Eks, et Jüri saab neid kavasid hakata, ma ei tea, kas müüma, aga jah, edasi jagama. Neid tuleb küll update ida ja asju vaadata üle. Aga põhimõtteliselt on ju, mis te ütlesite, Jüri, mitu kava sul tehtud on? No 12. 12 kava, eks ole. 12 kava. Pluss eelmine suvi, mis meie Jüriga käisime kaardistamas, need kavad tegi Jüri ka mingi 4-5 tükki vähemalt. Et infot on, et võib ühendust võtta siis. Et Jüri on nagu reisikonsultant. On. Reisikorraldaja, jah. Ja kui ma meenutan oma isikliku abistaja poolseid aegu, kui Jüriga me valutasime Euroopat aasta jooksul või paari aasta jooksul sai ka mitu head linna läbi käidud, siis perfektsed kavad. Koha peal võis esineda kohapealsete inimeste poolt takistusi, aga Jüri poolt oli eeltöö väga hästi tehtud. Nii et ikka märksõna on ikka väga hea eeltöö ja ka mulle tundub, et ikka seltskond peab ka väga hea olema ja täiendama üksteist. No see on reisi ajal, muidugi see käib igasuguste seltskondade kohta, eks ole, et inimesed omavahel klapiksid hästi. Ja. Aga jah, eeltöö on just siin praegu ikkagi see ligipääsetavuse aspekt peab olema kuidagi väga nagu läbi nagu korrutatud, eks ole. Sest endal on ka, et sa võtad mingi piirkonna ja siis paned selle listi kokku ja siis hakkad vaatama ligipääsetavust, siis sa pead ikka pool nimekirja maha tõmbama, sest see ei saa. Ja see on põnev ka. Ja tegelikult on ju teinekord kahju ka, kui mõtled, et tahaks sinna minna, aga ei saa minna, sest ei saa ligi. Aga mis küsimustega, Jüri, sa nagu seda kaardistad, seda ligipääset, kas sa räägid oma, ma ei tea, ratastooli raskusest, värgist, et kuidas sa nagu ära selekteerid, et jah, see koht on ligipääsetav, ei ole? Olgem ausalt, väga palju käib ennem nagu mingi piltide ja mingi Google Mapsi ja muu asjadega käib esimene sõelumine. Mõnes mõttes päris algusaegade kohta ma ütleks, et päris palju ei lihtsalt vaata ja proovi. Okay. Et seda riski võib jah ka võtta, et lähed vaatad, kas saab või ei saa ja liigud edasi. Ööbimiskoha sa pead ikka ei olema 100% kindel, eks ole, et sa saad. Et no siis
siis järgmise etapina kirjutad ja helistad ja uurid, mis see päris seis on ja palud pilte ka saata ja nii edasi. Aga kui palju on nagu, ütleme, need ööbimiskoha omanikud saavad aru see küsimustest ja nagu valdavat teemat, et kuidas sa seda tunned? enamasti ikkagi tegelikult väga palju ei valda tegelikult. jah. Et mõned ütlevad väga kergekäeliselt, et tulge ja saab ja siis koha peal hakkab asju selguma, nii et. Reaalsus on teistsugune. No see seob ka meie järgmise küsimusega, et mida näitab kogu see kogemus neilt reisidelt ligipääsetavuse kohta, et ma saan aru siis, Jüri, et sinu eeltöö on olnud piisavalt hea, et nälga sa pole jäänud ja vihma kätte sa pole ka ööseks jäänud tavaliselt ühegi seltskonnaga ja meie sinuga ka eelmine suvi ei jäänud ühelgi nädalavahetusel nälga. No jah, et kui sa piisavalt totid, siis ikka leiad. Aga no mõnikord käib närvidele see, et on nagu siuke väike asi, et tee see aste nagu natukene madalamaks, oleks okei, on ju. Aga ei tule selle peale vahel. Ei tule. Aga kas siukene, nagu nüüd oli Haapsalus, et me saime seal kohaomanikule nagu väikse listi ette nagu anda, et kas iga ööbimine lõpeb siukese instruktaažiga või see oli nagu erakordsem? No sa proovid infot jagada, aga kui palju nad on valmis sellest liigutama, on ise asi. Jah, et reaalsus on natuke jah, nii nagu ta on. Aga no rääkima peab, siis on lootust, et äkki tehakse tõesti midagi paremaks. Palju nagu tekib seda ligipääsetavuse hetke, mis meie seltskonna erinevat võimekust arvestades võimalik on, et mina saame, Tom saab, Valev ka, aga näiteks, et vot nüüd, et Jüri nüüd jääks siia ukse taha, eks ole, või palju seda hetke on nagu üldse kogu selle 12 reisi peale ette tulnud? No Riias tegime näiteks üks lükke, et Tom ja Valev läksid õllemuuseumisse ja meie hetkiga läksime automuuseumisse. Et oleme siukseid kompromisse ka vahel ikkagi teinud. Et tuleb ikka ette isegi suurlinnades. Jah, et. Päris ööbimiskohta pole pidanud vahetama, et nendega on ikkagi olete kergemini, raskemini alati ikkagi sisse saanud ja voodi peale. Kuidagi oleme ikkagi ära pusinud, vahel on vaja olnud, et no näiteks Jurmalas oli hästi järsk kaldtee ja pidi mingi klotsi totsima, et voodi alla kurega saada ja nii edasi. Et on niimoodi koha peal üritatud kättesaadavatest vahenditest mingi lahenduse leida. Ja alati on bussis ikkagi relsid ja kaldtee on kaasas ja seda enamasti korra või kaks läheb ikka reisida vahel vaja. Nojah, et poleks sul näiteks eelmine aasta seal Põhjamaade koostöökonverentsil olnud kaldteed kaasas, siis restorani sina ja Läti proua poleks saanud. Ja no meil oli Endre ka, nii et mingi 3-4 inimest oleks ukse taha jäänud. Jah, üsna eluline olukord nii-öelda. Või oleks pidanud jälle mingi hullu hunniku kätepaare leidma kuidagi. Jah, et seda asja nagu lahendada. Aga elektratostoolide puhul ju mina olen eriti suur jurakas, mingi 350 kilo, nii et ta väga ei ole võimalik tõsta eriti hästi. Vot, aga küsin edasi, et kuhu on siis plaanis kuradi tosinas reis, 13. Plaan on praegu Saaremaa, on mõte ainult saanud, aga eks vaatame, mis sest saab. Ma saan aru, et uurimustööd juba käivad, nii palju, kui ma vahepeal jõuan märgata. No jah, kui on mingi popp-üritus, siis on kõik kohad läinud juba enne. Enne kui mõtlema jõuab hakata. Selle ürituse puhul tundub, et
jah, et järgmine aasta on juba liiga hilja. paistab jah, et rahvas tahab. Nii et tuleb lihtsalt ülejärgmist rihtida, aga Tom, ma mäletan, et Nööskirist oli ikkagi juttu, et ühe variandina vähemalt. Ja ma kuidagi kujutan ette, et see võiks siin septembri teine pool, oktoober ikkagi toimuma saada ju. Võib jah, et muidu läheb hapuks see kutse. Just täpselt. Peab tegelema. Aga kes tegeleb? Jüri tegeleb. Noh, aga ega see, see vahel käib tõesti närvidel, et sina teed tripiplaani kokku ja siis varem või keegi ütleb, pole lugenudki, aga teeme ära. noh, aga nii need asjad ju tehtud saavad tavaliselt. No ja, et see on niisugune huvitav vahel. No ja seda seikluslikum on. Eelviimaseks, Ja noh, Tom on trikster, kes kogu aeg siis üritab mu plaane nurja ajada. no aga see on ka osa sellest maagiast. Eelviimaseks on mul niisugune küsimus pandud, et mis on teie sõnum Eesti turismisektorile, olles ise turismimessil käinud, siis ega nad on seal ka väga ehmunud kuidagi olnud mitu aastat. jah, Et mida teie ütleksite? Et no Ma teen otsa va? Jüri, jätka. No võib-olla see, et vähemalt püüda mingid väiksed kohandused ikkagi ära teha. Et kui sul on ikkagi mingi madal aste, siis tee see korda või minust Roostal oli hea näide, et ei ole vaja teha nagu eraldi WC-d, vaid teegi niisugune universaalne WC, kuhu kõik sisse saavad. Sest tihti on just see mure, et ega neid ilmavetse nendel reisidel väga raske leida vahel. Tundub küll, jah. Isegi Eesti mõistes. Tom, sul oli mingi mõte? Ja ma nagu võib-olla tahaksin panna turismisektorit sellisele mõttele, et tasub nagu teinekord kaardistada see sellise pilguga, et kui inimene tõesti kasutab ratastooli või ma ei tea, kui ratastool ei ole poekärv on hea näide, kehvade ratastega, eks ole, uksepiitadest üle ei lähe, et grammike nagu mõelda selle peale, et kui see, ma ei tea, ostukärv või mingi asi üle ei lähe, et siis tegelikult toolikal on peaaegu sama raske. Ehk et mõelda selle peale ja tõesti ei tasu alati mõelda, et näed, et sant on vaene. Võib-olla sandil ei olegi nii palju raha, aga sant hoiab kokku ja korra aastas tahab tulla ja sinu juures oma raha kulutada, siis palun võta see vastu. Ja sandiga tuleb ju sõbrad ja võib-olla abistaja ka, kes kulutab. Just. Aga see on sinu poolt väga hästi öeldud. Seda peab ütlema, et ratastoolikal on tihti nagu rohkem kaaskonda, et ei tule üksi või kaksini. Kuidas, Herki, sinu mõtted on? No ma jagan seda ideed, et nagu esiteks on see, et nagu kui korraga tullakse, küll siis raha ka pannakse magama, et ja kindlasti on ka saatkond, kes kaaskond, kes siis ka on, no ütleme nii, et kui juba tullakse, siis küll siis rahakotirauad lahti ka on. See on ka see sõnum, mida mina siit edasi viin. Heiki, soovita seda mõtet kuidagi täiendada turismisektorile? No jah, et see viimane see Roosta värk just või Roosta nüüd Haapsalu, et noh, et ongi, detaile on palju, aga just ongi, et
et ei tasu mõelda, et isegi, et ahah, et Tom Rüütel ütles, et tehke uksepakud madalad, tehtud, nüüd on tehtud. Et tegelikult on ikkagi list hoopis pikem, eks ole, teenusdisainis kasutatakse, oli see kasutus- või käigukoridor, eks ole, et sa pead kogu tee, eks ole, välisuksest köögini, WC-ni, voodini, eks ole, läbi käima ja vot see sama väikeste rataste ostukäruga või lastevankriga ja kogu aeg mõtlema. Et see on raske töö ja tuleb tunnustada tegijaid, kes on nagu kes on sellesse süüvinud ja asjad nagu hästi ära teinud. olen nõus. katsume ka seda tõesti rohkem teha. Vot, aga mina meenutan korraks ühte meenuta. Brüsseli, kus oli vanalinnas üsna ligipääsmatu, kuid oli siiski korraldatud teisaldatavate käepärast vahenditest tehtud kaldteed ja oli info kirjas, et on ligipääsetav võtta ühendust. Eestis on seda ka juba märgata, et alati ei ole võimalik teha kas muinsuskaitse või omanikega koostöös, kuid olla loominguline ja luua võimalused, küll siis ka jõuavad meie sihtrühm sinna. Et see on nagu minu sõnum. Olen nõus. Nii, aga saabki küsida, et mis on teil lõpetuseks keelel ja meelel? Jüri, palju tervist ja julget pealehakkamist ja ma olen käpp. Mina ka. Ühinen ka, et jah, just, et jõudu ja jaksu Jürile seda sihukest head vankrit ja meeskonda ja projekti vedamast. No võib-olla enda mõte on, et julgustakski sõpruskonda, kus on mingi liikumispuu tegelane, et trippige ja avastage Eestit, et see on nii palju põnevat, mida uurida ja vaadata. Jah, ma ütleks, et avatust on rohkem kui takistusi. Väga hea. Ja mina nõustun ka sellega, et jõudu sulle, Jüri, ja hakka tõesti oma reisiplaane müüma, sest ma juba eelmine aasta rääkisin sulle seda juttu. Et tasub see asi nüüd töösse panna. Et tundub jah, et tuleb vist teenusena ikkagi pakkuda, et ise ei arvanud, et selles väga, et ma arvasin, et kõik teevad niimoodi. No ei sugugi mitte. Nii põhjalikku ma pole veel kohanud. Ei, mina ka mitte. Nii et jääme ootama sinu siis reisiplaanide hinnapakkumisi kõigile soovijatele. Aga kuulge mehed, väga vahva, saime saate purki ja loodame, et meie kuulajad saavad hulka targemaks ja hulka julgemaks. Ning kohtume teiega siis järgmisel reisil. Kui kellelgi on veel mõningaid mõtteid, võib-olla lõpetuseks öelda. Kui ei ole. Ei ole. Noh, siis on rõõm tõdeda, et Augusti Blues ei murdnud meid, vaid oli äge kogemus ja andis ajend selleks muhedaks saateks ning soovin teile ja meile ikka jätkuvat jänu, heade jookide, põnevate inimeste ja elu pärritena säravate seikluste järele ning meie podcasti kuulajad teiega kohtume juba järgmises saates septembrikuus. Aitäh kõigile! Selline sai meie tänane saade. Täname kõiki kuulajaid ning kohtumiseni meie järgmises saates.